Tere, mina olen Robin. Tere, mina olen Romi. Kaamera tagant tervitavad teid Maarja, Merimil, Kirke, Markus, Jane ja Hannes. Ja meie lähme kultuurilainele. Meiega on siis täna kogukonnahariduse ja huvitegevuse episoodis kaks natuke erilist külalist. On kaks õppejõudu lausa. Meil on suur au tervitada täna siis Agtat ja Küllit. Tere! Tere! Tervist! Teeme siis kõigepealt sooja, nagu meil traditsiooniks on. Et mis on teie lemmiksupp? Borš. Borš. Kas on põhjendus ka või on lihtsalt, ongi siuke arvamus? Põhjendus ongi see, see peab ise tehtud olema. Jah. See on hea argument. Ja minule meeldib ka iga supp, mille ma ise kokku keedan. Ja ma vastutan selle eest ka hea meelega. Aga lähme siis asja tuuma juurde. Saime soojaks. Mis kogukonnahariduse ja huvitegevuse eriala siis on? Et inimesele, kes ei ole varem kuulnud või on näinud kuskil, aga täpselt ei tea sisu, et mis see siis on? Mulle meeldib igasuguseid mõisteid selgitada alusmõistete kaudu. Ja ma olen kogenud, et kui ma küsin Kultuuriakadeemia tudengitelt, mitte ainult kogukonnahariduse omalt, mul on päris palju ka kultuurikorralduse tudengeid olnud. Kui ma küsin nende käest, mis on haridus, siis on pikk mõtlemispaus, mis on tore, inimene peabki mõtlema. Aga haridusleksikon defineerib hariduse kui inimese eelduste arendamise süsteemse protsessi ja tulemuse. Ja need eeldused võivad olla füüsilised, vaimsed, emotsionaalsed, moraalsed. Need on seal kõik üles loetud. Ja kui sellest definitsioonist lähtuda, siis kogukonnaharidus on täpselt seesama kogukondade arendamise sihipärane protsess ja tulemus. Ja igasugune arendamine läheb paremini korda, kui need, kes arendama asuvad, teavad ka väga täpselt, mis on nende eesmärk, kuhu nad välja jõuda tahavad. Ja omavad ettekujutust sellest ka, kuidas selle eesmärgini jõuda sellest hetkest, kus me praegu oleme. Nii et kogukonnaharidus on kogukondade arendamise sihipärane protsess ja tulemus ja meie õppekava läbinud inimesed võiksid osata olla toeks nendele kogukondadele, kes ise tahavad enda edendamise heaks midagi ette võtta. Nad ei hakka seda tegema nende eest, aga neil on kasulikke teadmisi ja oskusi, mille kaudu abiks olla nendele kogukondadele, kes ise mingi visiooni on sättinud ja selle poole liikuma hakkavad. Ma ei tea, kui meeldiv Aktal nüüd midagi lisada on. Ma lisan oma vaatest selle täienduseks juurde, et kogukond ju tegelikult on väga vana mõiste ja me oleme kogu aeg kogukonnas elanud. Aga võib-olla miks on meie eriala hästi-hästi oluline tänapäeval on see, et kõik sõbrad on alati kogukond, aga kogukonnas ei peaks olema sõbrad, et selles suhtes, et meil on hästi palju kasutame oma nägemist ja kuulmist, kui me räägime oma sellistest tajudest, aga järjest rohkem ise ka, et kui te loete siis selline üksilduse teema, inimesed, kes veel ei tule üksi toime või enam ei tule, et siis kogukonnad on need, kelle toel me tegelikult, keda me enda kõrvale vajame. Et ma saan aru, me mõtleme välja igasuguseid uusi rakendusi, kuidas suhelda ja tõepoolest AI annab ka vahepeal selliseid vastuseid, et armsalt räägib sulle, kuidas sa võiksid ennast arendada ja siis sa tahaks teda hästi tänada. Aga tegelikult, mida inimene alati jääb vajama, on lähisuhtlus. Et seda ei ole suutnud veel ükski tehnoloogia saavutada, et me saaks nagu täpselt sama tunde kogukonnas olles ja mida suudaks tehnika meile teha. Täna veel ei ole, kui ükskord tuleb, siis teeme uue podcasti, ma tulen siis muudan oma seisukohta.
Väga tore, et meil juba tulevikuplaanid siin küpsevad ja okei, aga me rääkisime palju kogukonnast, aga mis see huvitegevus siis täpselt on? Et kui nüüd võhik vaatab otsa sellele õppekavale, et siis mis see huvitegevus tähendab? No selle võib praegu veel ära seletada, aga kuna kõik õppekavad on muutmisel ja muutmises, siis tõenäoliselt X ajal kaob ka meie õppekava nimesse huvitegevus, sest tegelikult kogukonnaharidus sisaldab ka huvitegevust. Aga huvitegevus kõige lihtsamalt defineerituna on inimese enda poolt ette võetud tegevus, mis talle mingil põhjusel lusti, pinget, väljakutset pakub ja ta võib olla nii väga selgelt kavandatud ja süsteemne ja plaanipärane, aga ta võib olla ka suhteliselt intuitiivselt ette võetud, no tundub lihtsalt äge teha midagi. Nii et see huvitegevus on, kui seda nüüd lastele maha müüa, siis, siis ta peaks olema midagi, mis lapse enda meelest tõepoolest on äge. Just. Hästi öeldud. No et. Täiendan juurde veel, eks ju, et meie õppekava lõpetaja saab ka noorsootöötaja kutse ja praegu Kultuuriakadeemia pere koguneb ka varsti Kärajatel, kus meil tuleb rääkima Eneli Kintsiku, kes on siis Eesti inimarengu aruande kokkupanija ja huvitegevus kui selline, et ma toon lihtsalt ühe näite. Noored ja noorte käitumine ja selline rebelolek, et Island näiteks, see on hästi laialt käsitletud näide, ma ei ole üldse originaalne, aga see on see, millega me praegu üliõpilastega ka tegeleme, et Island oli oma noorte kuritegevuse poolest aastaid Euroopas hästi kõrgel tasemel, et seal oli nagu selline pidev probleem, et no mingis eas meid enam kool nii väga ei kõneta, vanemad ei ole ka nii suureks eeskujuks ja siis sa otsid mingit tegevust, mida sa tahaksid teha. Ja tänu sellele, et nad hakkasid rakendama hästi professionaalset huvitegevust ja eelkõige, et noored ise saavad teha, et noortele suunatud huvitegevus peab olema ikka selline, mida noored ise teevad, mitte et me üle noorte peade räägime täiskasvanutena, mida me noortele pakume. Ja nüüd tänasel päeval on Island üks Euroopa edulugusid, mida praegu tuuakse Eesti huviharidusele eeskujuks. Minu arust Akta mainis praegu väga olulist asja, et meie lõpetajate lõputunnistusele kantakse kutse noorsootöötaja tase 6. Ja see tähendab, et see on tõepoolest kutsena tõlgendatav amet, mitte lihtsalt amet. Kutsestandardiga ametid tähendavad seda, et nad on keerulised, nad vajavad põhjalikku ettevalmistust, neil on suhteliselt kõrged nõudmised ja miks põhjusel, et selle ameti pidajad peavad olema väga suure autonoomsusega, väga suure vastutusvalmidusega, sest kõik, mis puudutab inimestega tööd, ei ole kunagi lõpuni mudeldatav, sa võid eeldada, mis hakkab juhtuma. Aga sa näed, mis hakkab juhtuma, kui need konkreetsed inimesed on konkreetsel ajal ühes konkreetses olukorras. Ja kuna see noorsootöötaja viitab sellele, et meie põhiline sihtgrupp, kellega me ikkagi töötame, on 7–26, siis ma arvan, et te mäletate ise veel seda iga, kui te selles eas olite, igasugu ideid tuleb. Ja meie õppekava lõpetanutelt eeldatakse tõepoolest seda kutsumust, pühendumust ja valmisolekut ise väga suures osas vastutada ja valida, mille kaudu siis jõuda kõige paremate tulemusteni nendele noortele toeks olemisel. Jah, aga mis on siis selle valdkonna nagu absoluutselt parim osa? Või see, et silm läheb särama ja tõesti on hea meel, et saab seda valdkonda edasi arendada või selles valdkonnas teha midagi. Jälle ma toon näite sügiselti, meil on Lii Arastega tervitused Liile.
on aine kogukonnaharidus ja üks näide lihtsalt, mida noored teevad, see on programm Noored maailmamuutjad. Ja seal on niimoodi, et võetakse tavaliselt kuskilt sellisest linnaosast, suurlinnad praegu on seda tehtud, noored ja küsitakse, mida te tahaksite teha nii-öelda maailmale head, selline ilus sõna maailma päästa. Aga see algab hästi väikestest asjadest ja siis lepitakse programm kokku ja see on näiteks see, et noored helistavad oma vanavanematele ja siis see filmitakse üles ja me vaatame tudengitega koos neid filme. Et see, kuidas ja vanavanemad ei tea loomulikult, et neile helistatakse, et kui selline kutt, kes ei ole mingi, ta ei viitsi käia vanaema, vanaisa juures enam, siis ta helistab ja ütleb, et vanaema, tead, ma lihtsalt täna helistasin sulle sellepärast, et ma armastan sind väga, kuigi ma ei näita seda alati välja. Ja muidugi hästi ratsionaalsed vanaemad on küsinud otse-eetris, et kas sul on raha vaja? Et nad ei usu nagu seda, aga enamus inimesi hästi heldivad. See oli lihtsalt üks näide, aga käiakse näiteks hooldekodudes, lähevad, Lasnamäe noored tegid programmi ja see abi on kahepoolne, nad käisid, aitasid seal, tahtsid aidata vanuritel päeva veeta ja siis tuli välja see, et vanurid tahtsid, et nendega lilli istutatakse, aga noored üldse ei teadnud, mis mõttes lilli ja siis nad said, pärast nad reflekteerisid seda kogemust, et nende kõige olulisem kogemus oli see, vanad inimesed ei ole nii õudsed, kui nad tunduvad, kui nad trammis õiendavad su kallal, et täitsa inimlikud on. See oli minu näide. Mina ütleks, mis on selle õpetamise juures olnud kõige toredam. Te enne küsisite, et kas tohib küsida, kui kaua me siin Kultuuriakadeemias oleme. Akta võib vastata enda eest, aga mina olen siin aastast 1992. Ja minu jaoks on olnud kõige toredam kogu selle aja vältel inimestega kokkusaamine. Need inimesed, kellega ma aastal 92 hakkasin kohtuma, tol hetkel ei olnud isegi seda õppekava veel olemas. Olgu siis kiire ülevaade ka. Aastal 1995 avati õppekava laste ja noorte huvijuht. 2 aastat hiljem muudati nime laste ja noorte huvitegevuse juhendaja. Veel 2 aastat hiljem muudeti õppekava nime. Tol ajal oli see kõik võimalik. Laste ja noorte huvijuht. Ja aastal 2019 see laste ja noorte huvijuht jäi ikka pikalt pidama. Aastal 2019 me leidsime selle õppekava õppejõududega, et tegelikult me peaksime selle nime viima vastavusse sellega, mida me tegelikult sellel õppekaval teeme. Sest selle õppekava sisuks on olnud alati laiem sektor kui lihtsalt lapsed ja noored. Seal on taga alati olnud ka kogukonnad. Ja ma olen kokku saanud alates aastast 92, kui ma kultuurikolledžis alustasin. Tol hetkel oli saanud just kultuurikoolist kultuurikolledž. Väga erinevate aegade inimestega, mis neid ühendab. Seminar on niisugune koht, kus meil on aega kokku saada. Ja kui need õppeülesanded niimoodi disainida, et nad tõesti õppijat kõnetavad, siis isegi õppetöö käigus on võimalik, et inimesed avanevad ja hakkavadki rääkima nendest asjadest, mis tegelikult on nende jaoks olulised. Ja kuna praegusel õppekaval, mis on siis õppekava, on enamus õppijaid, meie keskmine õppija vanus on kuskil 30, nipin-napin siia sinnapoole, siis see kohort on tõesti nendest, kes on vahetult lõpetanud gümnaasiumi, neid on niisugune veerand kuni kolmandik. Kuni sinnamaani, et mõni õppija, neid ei ole küll kuigi palju, on vaata, et peaaegu minu põlvkond juba. Seal 50 ringis on meil olnud ka inimesi. Neil on tavaliselt sisukas ja keerukas karjäär juba selja taga. Nad on sattunud koha peal kogukonna tööle. Nad on aru saanud, et see meeldib neile. Nad on aru saanud, et see tuleb neil ka hästi välja. Ja nad on aru saanud, et ilma tänapäevaste teadmiste ja oskusteta seda tööd ei tee.
nii et mu jaoks on alati väga võluvad need kokkusaamised. Ja kuna Kultuuriakadeemias õpetamine on luksus, sa tunned kõiki oma üliõpilasi nimepidi, nägupidi, selle stuudiumi lõpuks, kui nad jõuavad lõpetamiseni, siis seda võib nimetada tõesti kokkusaamiseks. See on see, mis mind on siin nii pikalt hoidnud. Väga ilusti öeldud. Aga kui nüüd mõelda siis nende noorte perspektiivile, kes siis vastavalt just olevad gümnaasiumist või siis on juba natuke küpsemas eas, et siis milline üldse näeb sisseastumine välja kogukonnaharidusse ja huvitegevusse? Ma annaks sõna Küllile, sest mina olen olnud võib-olla viimased 4 aastat, aga Küllil on väga pikk kogemus No sisseastumisega. Atka on ka tegelikult oluliselt pikemalt olnud kõigepealt õppekorraldajana ja siis õppejõuna. Mis kõik välja tuleb? Aga te tahtsite mõnda värvikat lugu ka. Esialgu, kui uus luud kätte saada, siis üritatakse sellega hästi põhjalikult pühkida. Ma mäletan eelmisest sajandist neid vastuvõtte, kui vastuvõtt kestis 3 päeva. See tähendab, et iga sisseastuja pidi midagi esitama, kas ta tegi laulu või tantsu või luges midagi. Siis oli rühmatöö, vaadati, kuidas nad koos lahendavad erinevaid ülesandeid ja võib-olla seda tasub ka öelda, et meil on sisseastujate konkurss alati olnud päris korralik. Nii et meil oli aega neid solgutada. Ja võib-olla siis, kui midagi, mida ma eriti mäletan, et meie õppekaval on lõpetanud ka tegelikult Sandra Sillamaa ema Ene Sillamaa. Ja Ene tuli komisjoni ette, ta töötas tegelikult tolle aja ka teatud koormusega Viljandi kultuurikolledžis ja perekonnanimi Sillamaa ja Ene ütles meile niimoodi, et lugupeetud komisjon, mina olen lihtsalt sillas ja laskis niimoodi üle selja ennast. Tõepoolest silda, tõusis püsti ja kõndis uksest välja. Et tol ajal me võtsime tõesti niisuguse suure sõelaga vastu. Aga tänapäeval tähendab see seda, et need on grupivestlused, umbes 5-6 üliõpilaskandidaati tulevad sisse. See grupp on sees 45 minutit. Nad vastavad igaüks 1 minuti vältel küsimusele, miks nad ise on siia tulnud. Siis nad saavad endiselt, nii nagu ka vanasti, ühe niisuguse situatsiooni arutleda, nad on võõrad ju üksteisega ka. Ja me jälgime, kuidas nad hakkavad grupitööd tegema, kes võtab liidrirolli, kellel on midagi öelda, kellel ei ole mitte midagi öelda, kas mõni üritab soolot panna, kes hakkab sidemeid ja suhteid looma ja selle 45 minuti vältel selgub nii mõndagi. Nii et on käidud meil ka 2 korda sisse astumas ja 3 korda sisse astumas ja sellest on ainult hea meel, sest see tähendab seda, et inimene on tõepoolest seda meelt, et ta tahab siin õppida. Nii et praegu näeb see vastuvõtmine niimoodi välja. Ja kirjalik ülesanne ka, ikka see samane, et selgita oma motivatsiooni. Ma ei mäleta viimasel korral enam. Me üritame nii, et selles oleks nii, et selles oleks võimalik selles mõtiskluses väljendada oma arusaama nii kultuurist kui kogukonnatööst kui noorsootööst. Need on tavaliselt niisugused lühikesed, argumenteerivad tekstid, mida tuleb kirjutada. Aga siis eelkõige siis sisseastujalt ootate siis just motiveeritust või on veel seal mingid lisafaktorid, mis mängivad rolli? Jaa, see on hea küsimus. Tegelikult me ootame motiveeritust ja see, kui sa vuristad ette, meil on olnud ebaõnnestujaid, kes saavad kõikidelt komisjoni liikmetelt üksmeelselt kesised punktid, et kui sa nagu räägid seda teksti niimoodi peast ja ega see ka väga ei aita, kui sa ütled, et miks sa siia tulid, sellepärast, et mulle meeldivad lapsed. No see veel puudub, kui sulle lapsed ei meeldiks, et jah, aga mida me tõesti vaatame, et sa ei pea olema valmis selleks, sa ei saagi olla, aga kõikidele tulevastele sisseastujatele see soovitus, et
palun võta korraks õppekava lahti, et see ei tuleks niimoodi äkki, et vaata sealt mingid ained ja teine asi, õpi ära igaks juhuks selle kooli direktori või rektori nimi, kuhu sa tuled, et aga jah, et see motivatsioon ja ikkagi me ju hindame ka seda, et kui tõenäoliselt ta on valmis panustama selleks, et meie õpikoormus sessioonõppes, et sul läheb see, eks ju, nädala lõppudesse ja tavaliselt isegi need need kandidaadid, kes meil on gümnasistid, nad üsna varsti lähevad tööle. Et siis on see, et õppimine ei ole enam sinu põhitegevus, et kuidas sa reaalselt hindad seda oma koormust, et me vahel isegi küsime, et kujuta ennast ette 4 aasta pärast, sul on nüüd Ugala lavalaudadel oled ja et kuidas sa sinna jõudsid. Et loomulikult sa ei pea täpselt seda teadma, aga kuidas ma ütlen, see on natuke selline tunnetuslik asi, et mida vähem päheõpitud teksti, mida rohkem sina ise oled, seda suurem on õnnestumise võimalus, sihuke loomulikkus. Läbikukkumise võimalus on siis, kui hakata rääkima seda, mida kandidaat arvab, et tahetakse kuulda. Kirjalikus arvamusavalduses täpselt samamoodi. Et me tahame tõesti näha, et kas ta saab aru, kuhu ta tuleb. Sest ma pean meie tudengite kiituseks küll ütlema, et see on uskumatult vapper visadus, millega nad õppekava läbivad, sest see ei ole kerge. Ta on suure koormusega ja tõesti minnakse läbi niisuguste, kuidas ma ütlen, niisuguste väga teadlike õppijatena, et kuidas sellest läbi saada. Ja selge on see, et kui on mingisugune noorsootöö või huvihariduse või huvitegevuse alane või üldse haridusalane kogemus all, siis see lihtsustab õppimist kõvasti, sest see aitab neid teoreetilisi teadmisi, mida tuleb ka üksjagu omandada, läbitud praktika pinnalt mõtestada ja aru saada, et mida nüüd sulle räägitakse. Nii et Akta soovitus on väga hea, vaata, mida seal õpitakse. Et võib-olla et siis mõni jätab ka tulemata. Need on fantastilised saatekülale, sest meie järgmine küsimus oligi, et mis need soovitused oleks, aga tundub, et see küsimus on nüüd iga tahu alt ära vastatud. No vot, aga kui on mingi konkreetne tühka ruum, mis siis kohe pähe tuleb ja sellega seostub mingi mälestus, et kas on mingi ergas moment meenub? Ja ma ei tea, kas tudengid ka kasutavad seda sõna, aga üleval on ruum 204, see on hästi pisike, seda me kutsume, on selline legendaarne kirjanike paar nagu Ilf ja Petrov, 12 tooli ja seal oli väljend pinal, seda me kutsume pinaliks. Aga selle küsimuse juures, nii imelik kui see ka pole, minule tuleb meelde, kui ma siia tööle tulin, siis seal samas teisel korrusel oli mingi müstiline suitsuruum. Ma ise sinna ei jõudnud, aga ma mõtlesin seda, et seal oli ka meie koopiamasin seal ukse taga. Alati, kui ma seal masina juures askeldasin ja keegi sealt uksest käis, siis sealt tuli nagu selline pahvakas suitsu välja, et ja ma ei tea, mis kujundusega see oli, aga praegu on nii naljakas mõelda, et õppeasutuses oligi, kus käisid õppejõud ja üliõpilased ja see oli okei, sellised ajad. Pigem ma ütleks, et selle õppekava tudengite probleem on olnud tegelikult kõigi kümnendite vältel, et neil ei ole oma ruumi. Sest näitekunstil on black box, butafooridel on seal taga oli vanasti midagi, ma ei teagi, kus nad praegu on, tantsijatel on oma maja, muusikutel on oma maja ja nüüd meie õppekavad kultuurikorraldus on samas olukorras. Et nad on ajast aega küsinud, kus on meie tuba ja korra peaaegu juhtus, et nad oleks selle saanud, aga siis otsustati, et ei ole ikka hea mõte. Ma veel küsiks võib-olla natuke kiiksuga, aga see las ta jääb. Et olles õppejõud, kas on midagi, mida te tunnete, et võiks veel nagu muuta või saavutada selle ajaga? Ja teine asi on see, et kui te nüüd mõtlete tagasi, et mis on see suurim muutus, mille
te olete näinud või kaasa teinud ja mõelnud, et see on nagu tohutult positiivne, et selline asi juhtus? Vot meil on Aktaga mõlemal tegelikult see tore kogemus ka, et me oleme kumbki ühe õppekava siin läbinud. Akta, sinu õppekava nimi oli? Vau, mul oli infoteadus ja dokumendihaldus bakatase. Neid tudengeid ei ole siin enam ammu, nad läksid Erialaken Tartus, nii. Ja mina olen läbinud eriala kiriku ja kooli muusika. Seda eriala ka enam ei ole. Seda ei pandud kinni pärast meie lahkumist, eks ju. Et kõige suurem muutus, mida mina tajun, on suund professionaliseerumise suunas kõrgkoolina, sest need samad faktid, mis ma tõin, et tehti õppekava, 2 aasta pärast muudeti nimi, 2 aasta pärast muudeti nimi, tol hetkel oli see võimalik. Praegusel hetkel me oleme kindlasti arvestatav osa Tartu Ülikoolist ja Tartu Ülikool on vaieldamatult väga oluline osa Eesti kõrgharidusest. Nii et see liitumine Tartu Ülikooliga on kindlasti olnud oluline. Nüüd, kui minna isiku tasandile, mina ise, kui sa ikka oled aastast 92 siin olnud, siis tõepoolest võib küsida, et no kaua veel. Ja ma seletan tegelikult oma tudengitele tänapäeval seda ka, et õppejõu isiksus ja pagas ei saa olla lahus sellest, kes ta on inimesena. Kui ta ei ole enam noor, kui ta ei ole ka enam keskealine, vaid tema õpilased võivad kuuluda nii temast järgmisse põlvkonda kui ülejärgmisse põlvkonda, siis see, mida õppejõud vahendab, on väga tugevalt ka selle elatud slepi ja selle sobitamise nägu tänasesse päeva. Et mul on üks niisugune aine nagu noorsootöö keskkonnad, siis kindlasti ei õpeta mina seda samamoodi nagu minu noor kolleeg, kes on näiteks 25-aastane ja hetkel tulnud näiteks kõrgkoolist. Aga ma olen otsustanud enda jaoks niimoodi, et niikaua kui mu õisi tagasiside on ikka veel parem kui Tartu Ülikooli oma ja ka humaniora valdkonna oma üldiselt ja keskmiselt, niikaua ma jätkan. Ja kui ma hakkan saama väga mõõdetavaid signaale, et nüüd mul ei ole enam midagi öelda, siis ma lähen ära. Nii et ma arvan, et võib-olla minu eas õppejõuks olemine ongi kõige suurem väärtus selle põlvkondade sideme tõttu, mis võiks tegelikult ka kõrgkoolis olemas olla. Sest kõrgkool on tänapäeval ikkagi veel üks niisugune koht, kus erinevad põlvkonnad päris hästi mahuvad üksteise kõrval ära. Ja seda rikkust tuleks kasutada. Nii et ma arvan, et see on minu vastus. Agda, mida lisaksid ja mis on tehtud? Jaa, ma tulen selle muutustega ikkagi üleüldiselt, et halb asi, aga alati halvad asjad on millekski head. Ma mäletan enne koroona aega, kuidas õppejõududelt paluti nõuti, et palun tehke rohkem oma loenguid videoloengutena. Me ei teadnud mitte keegi siis Zoomist ja Teamsist mitte midagi. Ja tegelikult see oli siis nagu Tartu peamaja poolt tuli see, et me peaksime minema rohkem ka veebiõppijale, et kõikideks asjadeks me ei pea tulema kokku. Ja me tõesti sõitsime ju tol ajal 1,5 tundi koosolekuks, sõitsime eks ju Tartusse kohale, milline keskkonna mõju sellel on, okei. Ja vot siis tuli see koroona ja enne seda ma mäletan, üks õppejõud ütles ühel koosolekul, et mina ei taha videosid teha sellepärast, et ma ei suuda vaadata ennast videos pärast. Ja siis nagu teised kaaskondlased ütlesid talle ja tudengid peavad sind kogu aeg vaatama seal. Aga me tegime sellise tohutu digihüppe, et mis on nagu rõõmustav on see, et ma nagu arenesin ise tohutult palju selles veebiõppes ja ma arvan praegu, et ma oskan pakkuda aeg-ajalt oma ainetes sellist
veebiõpet, mis tekitab niisuguse võimalikult lähiõppe tunde ja ma suudan näidata, et see võib olla nagu sama kasulik ja osades ülesannetes isegi kasulikum, kui kokku tulla, et võib-olla selle toon välja. No vot, tundub, et kogukonnaharidusel on heal lapsel mitu nime. Vist kokkuvõtteks öelda. No vot, Vägev. jah, tõesti vägev. See on nagu nendest kõik, mis me salvestanud, et oleme 4. osa praegu, siis nii süviti pole keegi näinud. Ei, absoluutselt mitte. Nagu tõesti on nagu kuld on kuulata. Ma võiks kuulama jäädagi, jah. Just. Aga aitäh teile, et tulite. Tõesti väga põnev oli kuulata. Aitäh. Aitäh teile. Ja jah, et kes vaatab ja kuulab, et avame 15. aprill on avatud ustepäevad ja kandideerimine hakkab ka varsti, et tulge. Mis erialad ise õpite? Me oleme kultuurikorraldus. Aha, sellepärast me ei ole veel kohtunud, et olete esimesel kursusel. Mina tänan teid selle eest, et kuna ma tulin, eks ju, hästi kiiruga täna siia ja ma pabistasin, et see ei ole üldse nii, et õppejõud räägib kogu aeg audika ees, et siis me ei karda üldse, aga minul on väike avaliku esinemise hirm, aga te tekitasite sellise hästi hea turvalise tunde, et oli tore rääkida. Aitäh. Mul oli sama tunne, et aitäh selle eest, et te tõesti kuulasite. Ei, ma kuulaks. Seda on kuulaja näost kohe näha, kas kuulatakse või tehakse nägu, et kuulatakse. Nii et väga tore, aitäh. Väga palun. Jah. Peatse kohtumist.